Ja see aeg, kus inimesed olid nagu meie tehnoloogia tasemest palju kõrgemal, oli ainult paarsada aastat tagasi, maksimaalselt 300 aastat tagasi toimus selle Tartaaria süsteemi hävitamine. Tere armas Fonte Newsi kuulaja vaataja! Fonte News on uudistekanal, kus edastame uudiseid otse allikast ja neid moonutamata. Meie koos ehitame selle Fonte News uudistekanali just selliseks, nagu rahvas seda soovib näha. Iga kuu me teeme ühe intervjuu väga põneva inimesega ja tänaseks vestluskaaslaseks on mul väga tark ja lugupeetud leiutaja, vabamõtleja, ettevõtja Andrus Piil. Tere, Andrus! Tere, Veiko! Andrus Piil on üks väga huvitav meesterahvas, nimelt tema on tegelenud hobi korras ja uudishimust ühe huvitava uurimisega, nimelt tema on tegelenud Tartaaria rahvaste ja Tartaaria kui selle ajastu uurimusega. Ja täna me räägimegi sellest, mida tegelikult koolides ei ole sajandeid õpetatud, millest ei ole ka avalikult räägitud ja see Tartaaria ajast on üks kõige põnevam aeg üldse, et sellest ajast on meie maailma kui inimkonna käsutuses tegelikult väga unikaalsed ja loodust, inimese tervist ja kogu inimkonda toetav tehnoloogiad, kuid nendest räägime järjest ükshaaval. Ja esimene küsimus mul ongi, Andrus, sinule, et miks sa selle Tartaaria uurimusega üldse tegelema hakkasid? Kuna mind huvitavad kõik niisugused salastatud asjad, siis see oli lihtsalt paratamatus, et järgi jõuab sinna. Et neid šokke siin on sellest õpetatud ajaloost juba nii palju tulnud, et tõenäoliselt tuleb veel, mida kaugemaks aeg läheb. Aga see Tartaaria aeg on väga huvitav inimeste ajaloo üks etapp. Et meile on õpetatud, et oli pime keskaeg, kus piinati inimesi ja kus oli tehnoloogia oli väga madalal tasemel ja hügieen oli madalal tasemel ja kõik oli nagu, praegu on kõik väga hea, praegu on kõige parem, ärge üldse nurisege, mõelge, mis vanasti oli, siapõiest tehti aknaklaas ja nagu, et võtame ükshaaval ette, et see aeg, kus inimesed olid nagu meie tehnoloogia tasemest palju kõrgemal, oli ainult paarsada aastat tagasi, maksimaalselt 300 aastat tagasi toimus selle Tartaaria süsteemi hävitamine. Aga miks see Tartaaria üldse oli nii salastatud? Miks sellest ei räägitud koolides ja ei räägitud ajaloos? Siiamaani ei räägita, tegelikult me leiame internetis, kes väga tahab otsida kodutööd teha, siis tegelikult internetist juba leiab aina rohkem ka Tartaaria kohta andmeid, aga miks see oli nii salastatud? Just sellepärast, et inimesed olid siis vabad, tõenäoliselt elasid kauem ja nendel oli energia tasuta, transport tasuta, nad liikusid mööda õhku ja kasutasid õhus olevat energiat, nagu meil siin kerge väike mudel on siin selja taga, kuigi see ei ole efektiivne, aga meie ümber on tohutult energiat ja inimesed kõndisid tänavatel meie mõistes palliriietes. See näitab, et neil ei olnud kuskile kiiret, kuskile rohima või orjama kedagi. Neil oli aega ja nad nautisid elu. Ja seda praegu ei saa rääkida inimestele, kes hommikust õhtani ainult panevad mingis rattas, palgapäevast palgapäevani, kas on kuu lõpus raha või ei ole. See paneks inimesed mõtlema, et kuidas varem nii sai ja miks praegu on nii. Et seda ei tohi nagu inimestele lasta praegu selle süsteemi poolt. Kui suurel territooriumil see Tartaaria riik ise tegelikult laius? Nüüd vanade kaartite järgi, kui uurida, siis kaartide peal on need mõjualad. Ja üks huvitav asi on see, et tõenäoliselt see Hiina müür ei ole üldse Hiina müür, vaid on Tartaaria müür, kuna kaitses ohtu Hiina poolt tulevale ohule, et kõik need kahuri avad on suunatud Hiina poole. See tähendab, et oht pidi tulema sealt poolt, mitte vastupidi. Seda
territooriumi, kogu maailm ei olnud, aga valdav enamus oli Tartaaria impeeriumi mõjuala. Kas Tartaaria on nimetatud siis Tartaaria riigikord või kuidas see välja nägi, oli seal siis mingi kuningas või kes seal valitses või mismoodi see riigikorralduslik kord oli, oled sa teadlik sellest, et kas inimesed olid seal harmoonias, oli seal kõik siuke vabadus, ei olnud sellist seadustikku, reeglistikku, mis nagu ahistaks või diskrimineeriks inimesi? Tõenäoliselt küll, see oli külluse aeg, see ei olnud pime keskaeg, vaid oli hoopis kuldaeg inimestele. Et ma olen ise ka natukene Tartaaria kohta uurinud ja ennem kui me seda intervjuud ette valmistasime, siis ma leidsin sealt internetist väga huvitavaid lippe sellest ajast, kui Tartaaria oli, see oli siis ka mingi 300 aastat tagasi ja Tartaaria lipul oli üks elukas, ma ei saanudki aru, mis loomaga tegemist oli selle tiibadega, lõvi, keel või lohe või kotka peaga ja see ja see oli nii huvitav, et see lipuvapp oli sarnane tolle ajal Hiina vapiga, et kas sa oskad selle kohta midagi öelda, et kas siis Hiina oli mingit moodi Tartaaria mõjusfääris, et miks need lipud sarnased olid või see on sul veel välja uurimata? No sinna ma veel pole uurinud, sest sa alles täna mulle seda rääkisid ja see on muidugi huvitav, et peab jätkama selles varras kaevamist. Väga hea, aga nüüd Hiina müürist sa rääkisidki, et mina olen Hiinas ka käinud mitu korda, ma olen seal ka elanud ja tööd teinud, et tõepoolest Hiina müüril on, mina ei pannud sellele ennem, ei pööranud sellele tähelepanu ja nüüd, kui ma hakkan mõtlema ja fotosid endal vaatama tagantjärgi, siis tõepoolest Hiina müüril on nagu relvade torud oleks nagu suunatud just Hiina sissepoole, mitte ei ole nagu väljapoole. See kaitsevall, mille tagant nad lasid. Kas siis Hiina oli siis juba tol ajal oht kogu maailmale, et niimoodi oli see tehtud või? Ei, vaevalt me ei tea, mis olendid seal elasid. See kaitse ei pruukinud olla üldse inimeste suhtes. Et seal võisid olla väga erinevaid olendeid, millest praegu on ainult pildimaterjali või kujusid. Et see maailm tol ajal võis näha absoluutselt teistmoodi välja, kui meie oleme harjunud. Aga lähme siit Hiina müüri pealt edasi Tartaaria ajastu arhitektuuri juurde. Et mina olen väga palju maailmas reisinud ja mulle väga meeldivad erinevad arhitektuurilised hooned ja mälestised ja ma olen väga üllatunud olnud, ma olen tegelikult ise ehitusinseneri haridusega ja mina olen mõistatanud, et mismoodi saab ehitada nii peenelt nikerdatud hooned, sambaid, karniise, sellised, et neid hooneid ei tehta meisli ja haamriga ja ma ei tea, ei lihtita sadu aastaid neid ilusaid nikerdisi välja, et on see mingi tehnoloogia, kuidas saadi ehitada sellised asju ja kas on maailmas mingid hooned, mida inimesel tuua näiteks, et mis on tegelikult Tartaaria ajastust? Ja pooled hooned, mis on turismi vaatamisobjektid, on tegelikult juba sellest ajast pärit. Ja inimesed just naudivad seda ilu ja proportsionaalsust ja täiuslikkust. Nii et huvitav on, et seda sama mustrit, näiteks hooned, mida nimetatakse vist Uus-Rooma versiooniks, kus on need sambad ja üleval on kolmnurk. Et seda mustrit on praktiliselt üle maa. Ameerikas läks üks aasta džungel põlema ja siis põlemise käigus avastati, et keset džunglit on selline mõis nii-öelda. Aga meile on räägitud, et seal elasid indiaanlased. Siis on väga palju pildimaterjali, kus on uhke seesama, see ei ole veel katedraal, aga ütleme, et väga grandioosne ehitis. Ja ümberringi on vaesed inimesed. Nad kasvatavad seal kapsaid ja kaalikaid ja kõnnivad kaltsudes ja lükkavad mingisuguste puuratastega kärusid. Et pilt ei lähe nagu kokku, et kui hooned on siuksed väga võimsad ja tehnoloogiliselt
keerulise saavutusega. Ja inimesed seal ümber on nagu kuskilt mujalt tulnud. Et see vihjabki sellele, et toimus üks reset nii-öelda, kus koristati ära vana ühiskond, aga jäi alles väga palju arhitektuuri. Ja meil on praegu alles tänu sellele, et need, kes selle organiseerisid või aitasid organiseerida, ikkagi soovisid säilitada osa sellest arhitektuurist, sest see on nagu lihtsalt nii vapustav, ja see on inimkonna ajalugu. Kas tänapäeval on juba võetud mingid sarnaseid tehnoloogiad ka ehituses kasutusele, mida Tartaaria ajastul kasutati? Oled sa näinud juba? Et me oleme mõelnud, et meil on Facebookis varjatud ajaloogrupp, kus on väga palju pildi- ja videomaterjali ja meil on seal mitmeid adminne, kes teavad kindlasti asja juba paremini kui mina, aga meid huvitab kõiki see. Ja siis on tulnud selline mõte, et tänapäeval on nii-öelda uus tehnoloogia, et hakatakse maju printima. Et kes on kursis 3D printimisega, siis printimisega saaks sellist ilu küll teha suht kiiresti ja suht nagu, tookord ei pruukinud olla selline printimine nagu meil praegu, sellepärast, et seal on kõik monoliitsed kivid ja neid nagu printida, aga võib-olla toodeti energiast otse. Aga printimisega saaks selliseid asju järgi teha. Tänapäeva ühiskond hakkab vaikselt jõudma sinna, aga tegelikult on ta nii palju maas, et sinna on veel aega. Põhimõtteliselt on võimalik. Tulles tagasi selle ehituse poole veel niimoodi, et ma usun, et seal oli selline tehnoloogia tõesti olemas, et kui me võtame näiteks marmor on ehituses väga-väga luksuslik ehitusmaterjal ja kasutatakse lõunamaades rohkem fassaadis ja põrandakatetel ja väljas. Tänavakivi asemel on marmorplaadid ja basseini asju tehakse, marmorseinad, marmorsambad. Tegelikult Tartaaria ajal oli see tehnoloogia selline, et võis nagu täitsa, ma olen näinud neid kujusid, et on tehtud kujud, inimese kuju nii hästi, nii detailselt, nagu oleks päris inimene, nagu täna tehakse vahakujus. Veresooned ja kõik absoluutselt, kui vajutada niimoodi näpuga peale, siis kõik need vajumisjäljed ja kõik see oleks nagu ehe inimene ja niimoodi muudetud marmoriks. Ja. Täielik koopia. See tähendab seda, et see tehnoloogia oli ka, see oli uskumatu, see ei olnud nagu, see tuli kuskil mujal, see tehnoloogia, et ei saanud ju meie maa peal olev inimene, see Tartaaria elanik välja mõelda või tõesti need inimesed olidki nii leidlikud, nad olid ühenduses mingite, ma ei tea, olevustega, et nad said seda luua või mismoodi see, mis sinu andmetel on, mismoodi see toimis? Või käisid sealt kuskilt olendid, käisidki ehitamas siin või andsid lihtsalt tehnoloogia kätte? Ja see kontrast on nii suur, et tõenäoliselt võis niimoodi olla, et see oskused ja teadmised ja isegi võib-olla tehnoloogia tuli kuskilt mujalt, näiteks Antarktika tagant, mis on jälle teine teema. Et aborigeenidel on selline pärand või legend, kus aborigeenid elavad Austraalias ja nemad käisid lõunast vahetamas kaupa, nad andsid loomi olenditele, kes olid kõrged ja valged, tulid lõunast, kus on lumi. Me teame, et Austraalias ei ole kuskil minust lund. Et väidetavalt siis oli ta ühendatud Antarktikaga, sealt tulid mingid olendid, kes andsid taimi ja seemneid ja siis aborigeenid andsid vastu loomi, kes pandi sellistesse läbipaistvatesse mullide sisse, mullid tõusid õhku ja loomad viidi niimoodi hõljuvalt ära. See on ilmselge tehnoloogia kirjeldus, et see ei ole nagu mingi aborigeeni välja mõeldud mull. Nemad kirjeldasid, mida nad nägid oma keelega, aga meie arust on see on kõrgtehnoloogia. See tähendab, et ka kui nad seal suhtlesid Austraalias inimestega, siis see võis olla ka üleilmselt vastavalt nende vastuvõtuvõimele anti nagu siis tehnoloogiaid ja teadmisi edasi. Need teadmised on
niivõrd huvitavad, et näiteks inimesed teavad väga paljud, et kirikutes on orelid, väga suured, võimsad orelid. Neil on väga pikad ja suured viled ja tegelikult kas ma eksin, kui ma ütlen, et ka orelide tehnoloogia on Tartaaria ajast? Ei eks. Mujalt. See on tõde, jah? See on, meile on ta säilinud sellest ajast, aga kust nemad selle said, on jälle hea küsimus, sellepärast et kui nüüd vaadata neid oreleid, siis see on kunstiteos ja kunstiteos, see on nagu ülim kunst. Lisaks on ta veel sellises hoones, mis on omakorda nagu kunst. Et see ei ole lihtsalt võetud mingi orel pandud kuskile nagu see maja siin. See on üsna lihtne võrreldes sellega, kus asuvad need orelid ja mis konstruktsiooniga need on, millised heli, akustika efektid seal tekivad. Ilma võimenduseta jõuab heli teise nurka sama võimsalt, mitte mingisugust võimendust ei ole. Ja neid oreleid pidi keegi oskama disainida. Mingid insenerid pidid teadma õhusurve rõhku, kiirust, torude pikkust, absoluutselt kõike. Lisaks sellele tehti ka veel väga kunstiliselt. Et tänapäeval insenerid on sellised hästi niisugused, kui nad on tehnoloogilised, siis nad on hästi nagu sirged ja praktilised. Aga siin on näha seda nii-öelda kunsti panna tehnoloogia juurde ei ole kunagi praktiline. Aga teda on väga ilus. Ta loob sellise nagu täiusliku kombinatsiooni. Lisaks sellele kombinatsioonile on ju tegelikult orel loodud hoopis millelgi muul eesmärgil kui lihtsalt ilus elu. Loomulikult heli ka oli vaja kuulata ja see rahustas ja oli nagu teraapia eest, aga tegelikult orel loodi Tartaaria ajal ka ravima. Jah, seal oli praktiline ühendatud kasulikuga. Ehk inimesed käisid regulaarselt ennast, nii-öelda meil käivad ju inimesed kogu aeg seal spaades. Taastavad ennast ja mõnusad chill ja need olid kohad, kus inimesed käisid ennast lausa regenereerimas. Ehk tõenäoliselt tänu nendele inimesed võisid elada pikemalt, tervemalt ja paremini. Et see helisagedus on väga oluline, spetsiaalselt lastakse meile raadiost, et kui me autoga sõidame või kuulame muusikat, siis meid kogu aeg nagu lammutatakse, meid hoitakse kogu aeg sellises madalsageduses. Jah, just. Ja heli, miks me jõuame ka selle teemani ka natukene hiljem, et Tartaaria ajal inimesed olid pikemad kasvu, tervemad, elasid mitu korda kauem kui tänapäeval inimene ja tegelikult see oligi üks põhjus, et nad käisid nendes uhketes ilusates hoonetes, mis juba andsid juba täiesti mõnusa nagu rahulolu ja vaimustuse ja positiivse emotsiooni, energia, see orelimäng, see heli ise oli ilus, see nagu tegi nagu uuesti sünni sulle kehale ja inimesed olidki harmoonilised, et on ju teada tõde, et õnnelikud, harmoonilised inimesed ja täis armastust elavadki kauemini ja on terved ja neil pole sellised muresid, mis on teistmoodi inimestel olenditel. Aga helide juurde edasi minna, et Tartaaria ajast on ka ju teada, et helisid kasutati ka nimetatud riigi ja kogukonna kaitseks ja ka vaenlase tõrjumiseks. Jah, see ongi huvitav, et nagu oli harmoonia ja heaolu, aga neil oli ka järelikult vaenlased, kelle eest ennast pidi kaitsma. Ja selleks kasutati jälle heli. Et praegu on üks nagu high-tech relv, on infrahelikahur, mida sõjavägi kasutab, mis on madalsagedus võnkgeneraator. Aga põhimõtteliselt vanasti tõenäoliselt kasutati täpselt sama füüsikaseadust, aga neid loodi hoopis lihtsamalt. Kui me vaatame tavalisi kahureid, mis meile öeldakse, et sinna pandi kuul sisse, siis süüdati tikuga seal või millega iganes seda püssirohtu ja siis
kiirendati see kuul seal hästi kaugele vaenlasele vastu pead. Kuid miskipärast, kui uurida neid kahureid lähemalt, siis on huvitav, et seal ei ole paljudel sütikuauku. Et kus nad seda süütasid. Kui sütikuauku ei ole, otsi, kus sa tahad, ei ole. Ja kui on, siis on need hiljem puuritud, kui tuvastada selle röntgenpildiga, siis need ei ole algselt olnud. Siis teine huvitav asi on see, et see materjal ei ole plahvatuskindel. Ta on täpselt sama materjal, millest tehti kirikukellasid, kust tekitati tervendavat sagedust. Nüüd see sama kahte moodi materjal oli see pronks segatud tinaga ja alles hiljuti, kui ma nüüd uurisin, siis oli ka veel malm kahurid. Malmi ma tean, meil on need radiaatorid on ja malmist, et kui sa liiga teravalt koputad, siis ta läheb kohe katki. See tähendab seda, et kui ta saab nagu järsu löögi, plahvatus on põhimõtteliselt kiire löök, need malmtorud peaksid lendama ribadeks. Aga malm heliseb hästi. Seda asja me nüüd uurime ja varsti katsetame, et milleks on kahuritel need munad seal taga. Et on see kahuritoru ja seal on alati muna. Muna suurus on erinev, pikkus varieerub nüüd vastavalt sellele kahuri disainile. Aga see ei ole see, et mingisugune pooletonnine kahur, et mingi vend võtab sealt kuulist kinni ja siis tõstab. Teine vend ütleb, nüüd on õige nurku otta, nüüd ma süütan, on ju. Hoia kinni, tead. Et tegelikult, mis meie uuring on viinud, millele järeldusele, et kui me võtame helihargi, keerame ta küllili ja paneme ta vurr käima, siis me saamegi täpselt kahuri. Et see on helihark 360 kraadi. Et tõenäoliselt nendest kahuritest pole nii-öelda sütikut järgi, aga see kuul mängis selle heli tekitamise osas suurt rolli. Nii et kui järgmine kord Haapsalu lähme, siis me võtame vasara kaasa, sest seal on 2 kahurit. Peab vaatama, et toru oleks tühi ja mõõdame, mis sagedus sealt välja tuleb. Nii et heli tekitab positiivset emotsiooni, annab rahulolu, harmoonia, ravib, pikendab eluiga, kaitseb, tõrjub vaenlase eemale, nii et ütleks nii, et heli on üks võimsamaid asju siin, mis meil üldse olemas on, et absoluutselt lahendab kõiksugused mured ja probleemid. See on nagu tööriist, et kuidas seda osata kasutada. Et nuga, tavaline nuga on ju. Et mõne käes on ta relv, mõne käes on ta lõikaporsti, aga see sama asi. Ja heliga on samamoodi, et kui nüüd valida õiged sagedused ja kasutada teda õieti, siis seda saab kasutada nii loomiseks kui hävitamiseks. Olid ju meil Tartaaria ajal oli ka ju aastaajad ja olid ka külmad ja soojad ajad, et kui see siiamaani me räägime, et nii kõrgtehnoloogiline oli kõik ja kõik need teadmised olid hoopis teisel tasemel, mis tänapäeval on, et millega hooneid köeti, et mis tehnoloogia seal kasutusel oli? Jälle huvitav teema. Kui vaadata neid kaminaid, kamina suurusi ja paljudes kaminates puudub üldse gaasi äraviimistoru, nii-öelda heitgaasi, mis on tavalistes kaminates tänapäeval ja ahjudes, on nii-öelda korsten, mis peab olema õige ristlõikega, et ta viiks sellest koldest piisavalt välja seda heitgaasi. Ja samuti on hästi palju plekist ahjusid, millel puudub absoluutselt väljaheitelõõr, aga kasutati küttekehadena. Ja oli selline, või meil on looduses selline asi nagu raadiumiga kööti, ja see on selline kiirgav muldmetall ja seda kasutati siis nende kaminate ja ahjude küttekehadena. Et meile räägitakse, et kõik kiirgus on halb, kõik radiatsioon on halb, näiteks radoon, mida meil Eestis ka propageeritakse, et see on hästi kahjulik, mürgine, sellest tuleb hoiduda, blokeerida. Aga huvitav on see, et kui minna Tabasallu mäe peale, siis seal on Lukka keskus, kus on
keskmisest kõrgema sissetulekuga inimeste eluasemed ja see on väga kõrge radoonisisaldusega ala. Samuti on Kesk-Euroopas maa-alused kaevandused, mis on ümber tehtud spaadeks, kus on radoonibasseinid, kus inimesed käivad tervendamas ennast. Et siin nüüd selle peavoolumeedia alati purskab natuke soolast ja vett ja seda magusat, et siis kui neid pigistama hakatakse, siis nad saavad öelda, et ei, me rääkisime tõtt ka. Et ei lähe kokku ja tol ajal kasutati raadiumit siis küttekehadena erinevates küttekolletes. Väiksemad elamispinnad kasutasid ahjusid, suuremad elamispinnad kasutasid küttekoldeid kaminatega. Et põhimõtteliselt on niimoodi, et inimesel on see küttekolle, tal on siis see raadium ja siis see küttekolle ongi tegelikult siis ehitatud just niimoodi, et kui sa paned nüüd selle põhimõtteliselt raadiumi tükikese sinna küttekollesse, siis seal on mingi tehnoloogiline lahendus veel, mis siis paneb selle raadiumi reageerima ja tekib kuumus, jah? Jah, seal ahjude pealt vaadates tõenäoliselt oli see õhu lisamisega, et seal on sellised, sealt tuli see radiatsioonimärk ka, danger, see kolmnurgad sellised, olid õhuavad nendes ahjudes, et sai reguleerida, et tõenäoliselt sellega siis sai seda kuumusastet siis maha või kinni või üldse nagu seisata selle protsessi. Ja nüüd jõuame vahepeal, mis meil rääkisimegi, et köeti raadiumiga, mis siis tegelikult meil tänapäeval on räägitud, oi kui ohtlik ta on ja radioaktiivne, mis iganes. Tegelikult inimesed elasid Tartaaria ajal väga kaua, väga pikaks, väga tervelt polnud haigusi ja tegelikult kui nüüd täna kasutatakse ka seda tehnoloogiat meil hoonete kütmisel, siis armas rahvas kujutad ette, kui palju meil oleks metsasid alles ja meil oleks loodus suur, tugev loodusenergiat külluses, me elaksime hoopis tervemini ja paremini, et me jõuamegi varsti selle oma jutuga sinnamaani, et mis oli selle kõik põhjus, et miks need tehnoloogiad ei ole. Aga lähme siis küttekollete juurest edasi, et jõuame kõige olulisema teema juurde, on energia. Energia on meie ümber, meie sees on energias, meie mõtted tekitavad impulsist tuleb, hakkab kõik liikuma. Et me ise liigume, tekitame energiat väljaspoole, sissepoole ja meil on seda vaba energiat siin ümberringi nii palju ja sellegi poolest me peame maksma elektrienergia eest, autod sõidavad elektri ja vaba energia asemel diisli või bensiiniga, peame jälle maksma, makse korjatakse selle pealt, et tänapäeval on inimeste elu tehtud nii keeruliseks ja kõik peame kinni maksma, kuigi meil on see energia vabalt käes ja mis on ohutu, absoluutselt ohutu ja ei kahjusta inimestega loodust, aga räägime nüüd sellest vabast energiast seal Tartaarial, et seal ju kõik transpordivahendid ja kõik õhusõidukid oli vaba energia peal ja majad ju, seal ju valgustus kõik oli, võeti kuskilt see elekter. Jah, see võeti, meil on õhus hästi palju energiat. See energia ülejääk tekitab välgu. Kui me näeme, me oleme harjunud välgulöögiga ja kes on seda kogenud nagu lähedamalt või kaugemalt, siis see on ikka väga selline aukartust äratav pauk. Aga kui nüüd samamoodi nagu helisagedusi kasutada mõistlikult, siis seda energiat saab kasutada täpselt samamoodi inimkonna hüvanguks. Ja põhimõtteliselt sai lennata lennuaparaadiga ilma kütust kaasa võtmata. Põhimõtteliselt sa ujud selles samas energias ja kasutad seda elektrit. Sa ei pidanud kunagi maanduma, et tankida. Ja need linnad, mis tol korral olid ehitatud, need kiirgasid õhtul sellist valgust, nagu tänapäeval on LED-valgustus. Et kui vaadata neid säilinud pilte, siis tundub, et kas LED-valgustus on alles nüüd avastatud või on see vanasti vana unustatud vana nii-öelda. Aga väidetavalt oli tol ajal maja servad ja need helendavad osad kaetud jälle
spetsiaalse ainega, mis hakkasid selle õhuelektri läbimisel helendama. Nagu meil on praegu olid need mingid kellad, mitte luminofoor, aga fosfor on ka selline, mis salvestas nagu energiat. Aga nüüd on ka need, nagu LED-il on täpselt samamoodi, juhitakse vool läbi ainest ja see hakkab kiirgama. Et sarnased asjad olid olemas ja kasutati õhuelektrit, et võeti õhust ja suunati maha. Et polnud vaja üldse kuskilt jälle energiat osta, sellepärast et me elame energia sees. Et oli nagu detsentraliseeritud ühiskond. Praegu on kõik tsentraliseeritud, kõik on kellegi juhtimise all, kõik kuskile maksavad, kõik on nöörimööda ja keegi teenib selle pealt kasu. Transporti, ma mainisin enne, et transport oli Tartaaria ajal ka põhimõtteliselt autod ja kõik võimalikud huvitavad transpordivahendid olid tol ajal mingid nagu suured rattad, inimesed istusid nagu suure ratta sees, mis vurras siis niimoodi ringi linnapildis ja kõik nad olid ju ka vaba energia peal, et rongid olid ka ju, kõik liikusid ju ilma tossu välja, korstnatel polnud seal mingit kütustega sütti visatud alla, vaid kõik oli ju vaba energia peal. Miks neid energeetilisi või vaba energia lahendusi tänapäeva siis ei kasutata? Sest siis ei saaks need korporatsioonid endale kasu ahnitseda. Kui kõik on sul ümberringi tasuta, siis voolumõtjat ei saa ju panna, kui sa võtad õhust elektrit. Et kõik on ahnuse peal praegu üles ehitatud. Et vaadata isegi neid ronge, arhitektuur, ahjud, rongid, kõik on selliste kaunistustega, mis, kui vaadata neid pilte, siis ei ole vaja. See ei ole nagu praktiline. Aga tundub, et tolle aja ühiskond oli hoopis teiste väärtustega ja nemad hindasid ilu ja harmooniat. Ma olen sinuga nõus, sest tänapäeval vaadata arhitektuuri, näiteks Tallinna linnaski. Ma olen väga palju maailmas ringi sõitnud ja meil on see arhitektuur siin nii igav, kõik need kõrghooned tehakse lihtsalt mingid kõrged püstised klotsid. Ei ole seal ei ilu ega tegu ega mitte midagi ja see lihtsalt ei loogi mõnusat ilutunnet siin, kui maju ehitatakse ilmasuguse ilutundeta. Ja tõepoolest, kui vaadata Tartaaria neid transpordivahendeid ja rongivagunid on nagu liikuvad lossid. Et nad on tõsiselt ilus ja miks meil inimesed, meil sõidavad inimesed nendes nimetatud kiirrongides, et nad on kuskil Poolas või Ungaris või mis iganes toodetud, et nad on nii voolujoonelised, nii ägedad, lähed sisse, siis istmed ei ole enam puuiste nagu kunagi oli, aga on vähe parem iste, aga mingi nagu, sa sõidad nagu plekist kastiga ja plastik nagiseb ja mitte midagi, aga siin Tartaaria ajal vaadata neid pilte, siis rongid olidki nagu liikuvad lossid ja sa läksid nagu kunn või printsess või kuninganna läksid sinna rongivagunisse ja nautisid seda ilu, mis seal kõik on ja ei olnud mingid diiselmootorid, mis rongi edasi ajas ja lihtsalt kõik vaikus ja rahu, et uskumatu elu. Et kas need tehnoloogiad, mis tol ajal olid, just ma mõtlen vabaenergia tehnoloogiad, kas need hakkavad juba tulema ka juba rahva kätte või veel hoitakse neid ikkagi tagasi veel? Need on püütud kogu aeg tagasi hoida, aga inimesed on kõik tegelikult leiutajad. Absoluutselt kõik. Osad inimesed lihtsalt on nukkuvas olekus. Et see ühiskond ja see süsteem on nad nii ära kapseldanud, et kui nad ükskord ärkavad, siis see oleks uuesti fantastiline maailm, mida kõike suudetakse luua. Lähme siit vabaenergia teemalt edasi sellise põneva asja juurde, nagu on see holograafia. Räägi natukene, mis see holograafia on? See on ruumilise pildi, see on ruumiline pilt ehk jäljend reaalsest füüsilisest objektist. Ja kui meile räägitakse, et holograafia leiutati siin mingi 50 aastat tagasi alles, siis kui vaadata neid Tartaaria-aegseid pilte, siis seal juba on seesama tehnoloogia kasutuses ja muidugi mingite teiste põhimõtetega. Kui vaadata neid pilte, siis on näha kõrgepingeid rahvasid ja täpselt samamoodi, kuna see ühiskond elaski selle õhuelektri pealt, siis
sealt oli kõik arendatud edasi. Et meie tänapäeva tehnoloogia võib olla kõik võetud sealt Tartaariast, kuna need teadmised ei läinud kaotsi, mis tookord oli saavutatud, aga inimesed läksid kaotsi. Nüüd neid teadmisi tuuakse turule ükshaaval ja esitletakse nagu, mõeldakse välja mingi kõva tegija, kes mõtles välja midagi sellist ja omistatakse temale nagu see au ja kuulsus, olgugi, et lähteandmed tulid eelmisest tsivilisatsioonist. Et me oleme tegelikult palju näinud, inimesed on filme vaadanud, Hollywoodi filmid, kus on näidatakse ulmeni ilmi, et hologramm luuakse kellegi, keegi räägib sinuga samas ruumist, lihtsalt paned nagu käe läbi, et hoopis, et oih, sa ei olegi reaalne, et tegelikult sa oled hologramm. Et see on siis see holograafia nii nimetatud, et me saame teha inimesega suhelda nii, et oleks nagu reaalselt siin kohal, aga ta on hologramm temast. Aga saame temaga suhelda, ta ise asub kuskil mujal. Ja tegelikult need filmid, mis on Hollywoodis tehtud, me nimetame neid selliseks fantaasiafilmideks või ulmefilmideks, siis need filmid on loodud ka tegelikult kõik selle Tartaaria ja muude ajastu tehnoloogilistel teadmistel või nendel teadmistel ongi need filmid tehtud, et inimesed võiksid hakata mõtlema nii elus, et kõik, mida sa suudad oma peaga välja mõelda, see kõik on võimalik. Et ei ole nii, et see ei ole võimalik. Kõik, mida sinu pea suudab välja mõelda, on võimalik, sest me oleme ka programm ja programm suudabki toota kõike, mis on võimalik. Aga lähme edasi siit sellest holograafiast. Enne me mainisime jutu algus ka, et Tartaaria ajal olid inimesed tervemad, pikemad, õnnelikumad, täis armastust, harmooniat ja Tartaaria ajal ei olnud selliseid asju, mida tänapäeval on. Ei ole siis tehis ja rämpstoitu, nagu meil poeletid on täiesti tööstuslikku surnud toitu täis ja inimesed naudivad, et mida ilusam pakend ja paremini maitseb ja rohkem seal imelisi aineid on lisatud, seda ägedam on. Meil ei olnud, Tartaaria ajal ei olnud kodukeemiat, diiselkütust, ei olnud ravimeid kui sellised, mis on täna kõik apteekid on GMO-d sisaldavad ravimid täis, mis muundavad su DNA-d, RNA-d, kõik nad sul rikuvad ära, sa oled nagu biorobot. Sellel ajal on selliseid asju ja et sa, Andrus, oled siis nõus sellega, et Tartaarial oligi kõik see, nad elasidki siis loodusega nagu harmoonias, et kasutasidki ära looduses täpselt seda, mida loodus ise pakub ja siin, mis universum pakkus, need vabad energiat, muud tehnoloogilised lahendused, mis toetasid inimese tervist ja loodust, nad ei teinud vastupidi, et kuidas teha see kõik nii ruttu võimalikult rahaks ja koguda siis väikse grupi inimese kätte, vaid see pakuti kogu rahvale, et elati sellist elu, mis oligi siis nagu kogukonna sees, et anda kõigepealt kogukonnale kõik see hea, ilus ja mis siis on iga nagu üle jäi, siis seda jagati siis nimetatud võib-olla naaberriikidele või? Jah, väärtushinnangud olid hoopis teised, seal ei olnud vaja trumbata kedagi üle või olla kellegist parem või seal oli üks paljude seast, et sa lõid kaasväärtust, mitte ainuväärtust, et see on minu patent ja see on nüüd kuulub mulle ja kuule, sina seda ei tohi teha, sest minul on patent võetud selle peale, vaid seal jagati tasuta kõike, kuna seal oli, see on nagu normaalne ühiskond, et praegu üritatakse nii minimaalselt teha mingi toode nii odavalt kui võimalik ja müüa maksimaalse hinnaga, mis ei kesta mitte midagi. Kõik need hooned Tartaaria ajast on säilinud, nad on ehitatud nii kvaliteetselt, et kõik see ilu on säilinud aastasadu. Tänapäeval on iga 10 aasta tagant vaja tänapäeval ehitatud majale kappremont teha, sellepärast, et vastasel juhul seal ei saa varsti elada. Aga Tartaaria aegsed hooned kestavad sajandeid. Seal on võib-olla natuke vaja võõbata, kui siin vahepeal hullud peavad sõdasid, teevad sinna kuuliauke sisse. Aga kõik see hoiak inimestel, korraks hüppaks tagasi selle hologrammi teema juurde, kus kui vaadata neid holograafia seadmeid, siis need seadmed ei ole ka lihtsalt mingi pulk ja teine pulk ja mingi ring,
vaid seal on ka nikerdused ja graveeringud ja igasugused. See on ka tehtud ilusalt, isegi tõenäoliselt mingi prügihari on seal ka suurte nikerdustega, mis oleks meil praegu muuseumis vaatamisväärsus. Aga see on lihtsalt prügihari, kes see viitsib seda ilusasti teha. Aega on ju, ajupotentsiaal oli siis tõenäoliselt inimestel suurem. Jah, nagu meil siin selja taga on see välguenergia seade siin, et tegelikult siis Tartaaria inimesed oleks selle teinud, siis oleks see võrestik oliks ka nikerdatud ja väga peened, et tahaks nagu täitsa nagu omale nagu suureks koerapuuriks või selleks garderoobiks või mis iganes, et asjad oleks nagu iluga tehtud ja oleks kõik silmale mõnus vaadata ja nauditav. Sest kui võtta Tartaaria ja maja, küsida tänapäeva ehitajalt hinnapakkumine ja leida spetsialistid, kes kõigepealt projekteeriksid selle, siis veel välja ehitaksid ja veel materjalid ka kvaliteetsed saaksid. See on hindamatu, kõik ehitajad tõstaksid käed püsti, see ei ole võimalik teha. Jah, nad ütlevad, ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Aga on olnud võimalik. Ja veel massiliselt, see oli massiline. Ongi jõuame sinna kohta, et kõik see oli ilus, see oli lihtsalt fantastiline, et sellises maailmas, ma arvan, tahaks täna iga teadlik ja terve inimene elada. Aga ikkagi siis, nagu me teame, me ei ole siin maakeral üksi ja me ei ole siin universumis üksi. Ma võin küll eksida, aga minul on selline info, et nii palju, kui on taevas tähti, siis iga täht on mingi universumi süsteem. Et meid on palju ja keegi ikkagi väljaspool seda maakera, siis mingi väga arenenud tehnoloogiaga, väga halb rass või olendid tahtsid selle kõik hävitada ja oli siis seda tekitati siis mingi mudalaviin või mudauputus, et mis juhtus siis, et kõik ära kadus nüüd järsku? See on ka huvitav, et kui näiteks liikuda isegi Tallinnas nüüd selle pilguga, siis on näha selliseid aknakaari maaga tasa ja kui toimuvad üle maailma väljakaevamised, kus linnades tehakse mingit küttetrassi või võetakse ülesse, Peterburist on hästi palju pilte ja praktiliselt igal pool, kus on need vana arhitektuur ja seal tehakse remonti, siis leitakse mitu korrust maa all. Põhimõtteliselt on see, et see ei ole reaalne, et tehakse aken maa alla. Et seal pole ju midagi, et vaatad läbi akna, kuidas mullamutid või vihmaussid roomavad. Et see tähendab seda, et see maapinnas oli madalamal, et see korrus oli veel maa peal ja toimus üleilmne kataklüsm, tõenäoliselt uputus, mis alati kaasab endaga mudalaviine, mudavoogusid, mis jätavad siis hooned tegelikult terveks, aga hõivavad siis mingi paar korrust näiteks hoonest ära. Ja väljakaevamistel on nüüd väga massiliselt tulnud välja selliseid asju. Pildimaterjali on selle kohta netis väga palju ja seda, mis kunagi toimus, kirjeldas üks, see oli vist keegi vene kirjanik tollel ajal elanud, tema see ürik oli alles, kus ta kirjeldas, et õhus lendasid mingid võõrad aparaadid ja korjasid valikuliselt inimesi, katastroof oli juba nagu käes, seal, kas see nüüd pandi tehislikult tööle või aidati sellele kaasa, siis tõenäoliselt aidati kaasa, et nähti inimestes ja inimeste arengus ohtu, et kui vaadati, kuidas inimesed arenevad, siis tõenäoliselt see keegi lõi põnnama ja siis tehti reset, koristati ära täiskasvanud ja lapsed jäeti seemneks, et miski pärast ei hävitatud kõiki ära, et inimkonda on siis vaja säilitada sellises vegetatiivses seisundis, järelikult saadakse neilt midagi, kasutatakse, aga ei lasta tõusta kõrgemale. See meenutab, see mudauputuse situatsioon meenutab praegu nii ehedalt
meil seda tekitatud Covidi pandeemiat, sest hetkel on ka niimoodi, et tahetakse siis selle Covidi hirmutamisega ja nimetatud selle vaktsiiniga hävitada ära kõige vanemad inimesed eest, need, kes kardavad eest ära, siis nendega väidetavalt, kes lähevad selle hirmutamisega kaasa, siis nemad ei ole loojad, nad ei suuda oma peaga mõelda, sest nad sõltuvad kellegi teise otsusest ja ka koristatakse nagu eest ära, et nad nagu noored jäetakse nüüd nagu viimaseks otsaks, et kuidagi sarnased asjad. Ja siis tulevad uued õppeprogrammid ja lastakse eetrisse manipuleeritud informatsioon, et mis oli, kui hull see pandeemia oli, kõik inimesed surid tänu sellele hirmsale haigusele. Et see on jälle manipulatsioon, kas seekord läheb läbi, ma loodan väga, et ei lähe, sest tundub, et tuleb ka teistsugust informatsiooni, et meid ka aidatakse selles suhtes praegu. Et selle Tartaaria muda, selle laviini või muda uputuse organiseerimise tagajärjel, siis nagu sa ütlesid ka, et korjati siis teadlikud inimesed mingitele laevadele ja lõpuks siis olid need orbud, on ka leitud informatsioonid, olid rongidega viisi siis tohutult neid orbe kõiki kokku kindlatesse kohtadesse. Nagu ma olen aru saanud, et need orbud, see oli uus nagu generatsioon, mis kasvatati, need siis õpetati ümber, et varjama midagi või mis seal oli? Varjama õpetada on nagu raske, aga jätta teadmatusse on palju lihtsam. Et põhimõtteliselt lapsed jäeti ellu, mis viitab sellele, et ei olnud nagu looduslik katastroof, sest loodus ei tee valikuid. Et kui tormab mingisugune tsunami, siis kõik, kes seal ees on, saavad kas surma või heal juhul jäävad ellu. Aga siin on näha seda, et massiliselt jäid ellu just alaealised. Kõik vanemad olid saanud hukka, siis korraldati nende laste korjamised kokku, neid isegi osteti ja müüdi, on sildid, et müüja 5 last seal selle raha eest ja neid siis suunati erinevatesse kohtadesse, aga põhiliselt kontsentreeriti nad lastekodudesse ja õpetati ümber. Et ajalugu oli tegelikult selline ja toimus selline asi ja pühiti kõik see vanad teadmised minema, sellepärast, et lapsed veel ei olnud seda elu näinud, kust see energia tuli, nemad olid harjunud, et elu toimub, aga kuidas ta toimis, seda nad veel ei teadnud, et sealt hakkas siis nii-öelda meie ühiskond, mis on kestnud 200-300 aastat maksimaalselt, on meie ajalugu, mida me teame, ainult kestnud, mis oli selle algselt teadasaamise puhul väga šokeeriv, et kuna ma teadsin, et on ikka mitu tuhandeid aastaid. Et meil on tõepoolest ajalugu on nii palju moonutatud ja ütleme niimoodi, et täit tõde meil ei ole räägitud ja kaugelgi sellest täist tõest, et on maalitud 1000-aastaseid ja miljoniaastaseid ajalugusid, aga tegelikult on meie ajalugu, teadlik ajalugu 300 aastat ja 300 aastat pildikult meil on valetatud ja on siis see teadmine või see ajastu, see viimased 3 aastat minu informatsiooni põhjal on siis mingi väike grupp inimesi seda maailma juhtinud oma äranägemise järgi ja teinud siis inimesed pildikult nagu orjaks. Aga kas, kui see tõde hakati varjama nüüd peale seda suurt katastroofi, mis Tartaariale üldse maakera siin tekitati, et tegelikult kui kõik on olnud vale, on valetatud meile absoluutselt, praktiliselt, ma ei teagi, kus see tõde on enam, kui see tõde on nii defitsiit, et seda ei leia üles isegi parima tehnoloogiaga ka, et mul on tunne, et see Tesla ka, siis ma olen kuulnud ühte kuulujuttu, et ka Tesla on tegelikult ehtinud ennast võõraste sulgedega, et tema ei ole ise midagi leiutanud, et ta on ka Tartaariast lihtsalt saanud selle info ja kasutanud nagu oma nime peal või? Tõenäoliselt on see info, mida Tesla nime all esitletakse. Tesla on nagu bränd. Et võt see mees oli geenius, võib-olla isegi ta reaalselt elas, aga kas ta neid asju ka kõiki tegi ja leiutas, see vajaks alles
täpsustamist, sellepärast et see tehnoloogia on kõik Tartaaria ajast pärit. Ta pandi Tesla nime alla, et hoida seda kontrolli all. Et keegi teine ei saaks seda teha, see on Tesla patent, sina seda teha ei saa. Olgugi, et see on vaba energia. Toodeti energiat õhust ja veest ja tänapäeva ühiskond on natuke teistmoodi üles ehitatud ja väidetavalt ja see Tesla on samamoodi nagu mitmed teised tegelased välja mõeldud. Nagu Napoleon? Jah, Napoleon samuti. Ja see on samuti teada, et teise maailmasõja ajal olid, no nüüd ma enam ei mäleta, aga mitmed lahingud, kus tulid Nõukogude Liidu kangelased, neid ei eksisteerinudki. Neid lahingud polnud mitte kuskil, seda väepealikku üleüldse ei eksisteerinudki. Aga ajaloogu õpetab, lapsed tõstavad käe, ütlevad õpetajale, vaat näed, siuke värk oli. Ja siin on ju veel ajaloost on meil räägitud, meil on tehtud ju väga-väga palju mitmeid kuulsaid filme sellest suurest laeva katastroofist Titanicu huppumisest, kuigi jälle tundub, et see ka on vale, sest et väga palju infot leiab igaüks ka netist, et Titanicu nagu ei uppunudki, see ei olnudki Titanic, see oli hoopis teise nimega laev ja seal oli hoopis situatsioon hoopis midagi muud. Jah, et ta on ajalehe artiklid, mida saab netist vaadata, kus on kirjas, et selle hukkumise tõttu ei hukkunud või uppumise tõttu ei hukkunud mitte ükski inimene ja väidetavalt oli neid laevasid 3. Et see laev, mis põhja lasti, et tuua see uus rahasüsteem, siis kandis teist nime, mille ma olen praegu lihtsalt selle esinemisega ära unustanud. Väike käeks, aga kes soovib, see võib uurida. Meie selle vestluse eesmärk ongi mitte anda inimestele valmis mälutud vastuseid, mis nagunii jäävad kurku kinni, vaid me genereerime küsimusi ja see, kellel on siin sees midagi päris autentset, see suudab seda ka kasutada ja leiab nendele küsimustele vastused, millele meie juba niikuinii otsime ise ka. Tänan, Andrus, sind põneva vestluse eest, et see Tartaaria aeg on põnev täis lahendamata küsimusi ja teadmisi, avastusi. Sa uurid seda jätkuvalt edasi? Loomulikult, sellepärast, et see on meie reaalne ajalugu, meie esiisade ajalugu. Nii et armas vaba hing, mõtleja ja vaba inimene, et uuri meie info põhjal ise edasi. Meie võib-olla eksisime, võib-olla mitte, sest see on meie tehtud töö, Andruse aastatepikkune uurimine ja kui sa leiad täiendavat infot, võid panna kommentaare pärast selle uudise ilmumise alla YouTube'i kanalisse, kui sa tead midagi enamat, mis ka meid harib. Ja ma olen väga tänulikud, kui sa oled Fonte Newsi kanalil iga päev uute uudiste lugemisel, sest see kanal räägib asjadest otseallikast ja moonutamata. Tänan sind vaatamast, kuulamast, kohtume juba 6 aja pärast. Nägemist!